tere, hea meel on teid siit tervitada ilusa kaminapaiste valgel. Et see küll tuba ei soojenda, aga meeleolu teeb küll väga mõnusaks. Mõtlesin, et teen siis oma sellise esimese nagu salvestuse, kus siis räägiks nagu mingisugusest teemast nagu täpsemalt ja mul üks selline lähedane inimene ütles, et ma võiksin nagu rääkida armastusest. Ja võib-olla see ongi tegelikult võib-olla see kõige parem mõte üldse, sest et armastus ongi tegelikult ju see asi, millest kõik räägivad, aga mida vähesed on nagu kogenud. Ja mida see tähendab? Tegelikult see tähendabki seda, et see sõna on kõigil suus, aga vähesed on need, kes sellest üldse nagu oma kogemuse saanud on ja sellega kaasnebki tegelikult siuke korralik nii-öelda eksimises käimine ja kui me oleme eksinud, siis me ju otsime midagi. Ja siinkohal ma tahakski nagu öelda, et mis asi see armastus siis tegelikult nagu iseenesest nagu on. Et mõned ütlevad, et see on nagu lihtsalt üks keemia ja selle keemia olemus sisuliselt on nagu selles, et kui üks inimene näeb kedagi teist, kes mingite parameetrite järgi sobib tema jaoks, siis sealt hakkabki toimuma mingisugune siuke interaktsioon kahe poole vahel, ehk siis järsku võib tekkida selline tunne mõlemalt poolt, et nad ei tea, kuidas nagu ära olla, ei tea, kuidas nii-öelda oma nii-öelda seda füüsilist keha nagu suuta nagu kontrolli all hoida. Ehk siis tegelikult ju hormoonid hakkavad ju tööle sellest, et tekib hingeline lähedus. Ja selle hingelise läheduse pealt tegelikult nii-öelda need reaktsioonid meie füüsilises kehas algavad. Ehk siis, mis see siis tähendab? See tähendabki seda, et toimub hästi tugev selline sisemine nagu kirgastumine või ergastumine ja see paneb tööle meil kõik sisenõrenäärmed, see käivitab meie sees mingi teatava siukse võimsa energia. Ja ma arvan, et õigem olekski seda nimetada selle asjana, et me räägime tegelikult inimeste hingede vahelisest sellisest nagu laengust, mis siis mõnes mõttes nagu ühtib mõlema inimese jaoks nagu ühe sellise nagu, ma ei oskagi seda nimetada praegu, ehk siis see ühtsuse tunne läheb nii tugevaks, et inimesed tajuvadki ära, et see ongi nagu see ideaalne armastus ja tegelikult on see armumine. Et armumisega tekibki nagu tegelikult olukord, et me saame endale nagu siukse korraliku sellise raputuse osaliseks ja samas ma ütleks, et see on nagu siuke hea restart. Ehk siis me jälle tunneme midagi. Armastus ise kasvab välja alles mõne aja pärast. Öeldakse, et tegelikult armumise faas on kuskil pool aastat. See võib olla vähem, see võib olla rohkem, aga armumine ei ole armastus. Armumine tahab saada armastuseks üleminekut ja võt see on nüüd see koht, kus tegelikult tulebki nii-öelda ära tabada see õige moment. Et kui inimesed saavad aru, et nad tahavad koos olla, siis tegelikult nad peaksid nagu selle jaoks ütleme siis ka oma sisemise potentsiaali nagu natuke teisele tasemele tõstma. Sest armastus hakkab alles kasvama. Ehk siis ütleme siis niimoodi, et armumine on nagu juurte ajamine mulda, aga kõik ülejäänu hakkab kasvama siis põhimõtteliselt alles nii-öelda südames ja hinges ja armastus kasvab hoopis teistsuguse, kui on armumine. Nii et selle peale tasub mõelda ja ma arvan, et sellest armastuse teemast võib nagu rääkida küll ja veel, aga mul on üks selline internetist tuli täna üks teema armastuse suhtes ja ma ütlen, et see oli nagu väga hea. Ehk siis inimene nägi jaapanlasi, kes siis elasid väga vanalt koos ja nad olid ikka nagu tuvikesed, siis nii-öelda armastasid üksteist. Ja teemaks oli siis see, et küsitakse, et aga kuidas te nagu nii kaua olete suutnud seda armastuse tunnet nagu hoida.
mille peale siis see ja vanapaar vastab, et me õppisime üksteist armastama. Ehk siis armastada inimest, kellega sa koos oled, mitte armastada lihtsalt armastuse pärast, vaid armastama inimest, kellega sa koos oled. Ja siis, kui see on tehtud, siis enam tagasiteed justkui nagu ei ole, siis ei ole vajagi rohkem mitte kedagi. Nii et mõelge selle peale, õppige armastama inimest, kellega te koos olete. See ongi armastuse võti.